7. päeva hommik. Start oli suht õnnetu, sest ei olnud siis laadijat ega kaamerat, nii et ei olnud mul fotokat ka, nii et see kaamera oli ainuke salvestamisviis, mis mul selle matkal oli. Ja ega ma alguses ei teadnud ka, mis täpselt läbi on, et võis olla nii laadija läbi kui ka GoPro läbi või ka mõlemad, nii et kuigi lootsin, et äkki vähemalt saab kurjalt abi, et näiteks äkki saab kusagil arvuti küljes vähemalt korra täis laadida, et saab õhtuse kokkuvõtet teha kord päevas. Siis mingi hetk sain aru, et ma ei jõua kurgjale nii vara, et seal kedagi kohal oleks, et kui õhtul jõuan, siis tõusnud kõik ära läinud. Aga läks hoopis nii, et kui jõudsin metsast välja sealt Epasaare suunast üle Navesti jõe Kootsile, siis esimesed inimesed, keda nägin, toimetasid seal tee ääres autoga kusagil hoone juures, et läksin küsima, et saaks vähemalt proovida kaamera ühendada, kui neil autos on USB laadija, et saaks proovida, kas nagu kaamera on elus. Sai proovitud, kaamera töötas ja õnnestus osta ka neilt USB laadija, nii et ühel hetkel oli mu USB laadija olemas ja pidin tegema küll mingil määral seal leiutamist ja MacGyverit mängima, aga kokkuvõttes kõik toimis ja sain jälle matkaga normaalselt edasi minna. Käisin, tuvastasin ühe metsatalu. Ikka päris metsa sees olnud kunagi. Ja nüüd siit edasi varsti jõue on Nõmmitsaoja Nõmmitsaoja juures üle silla ja siis sealt edasi Saarjõe poole. Nõmmitsalt tulin üle, tulin siia metsa sisse, üritan leida ühte tee otsa. Kusagil peaks minema vana tee siia Saarjõe äärde metsatalu juurde. Vana kaardil on siis näha. On olnud päris suur tee kunagi, et ma lootsin, et on tuvastatav, aga siin on see raiesmik ja see raiesmik muudab mul kaardi nii ära, et väga raske on hinnata seda asukohta praegu, kus ma seda teed otsin. Ma vähemalt otsin, lähen tee äär, seda metsaardadega mööda, äkki on midagi näha, mingi rada või midagi sellist, ja siis lähen seda mööda edasi. Seda tee otsa ma ei leidnud, hakkasin enam-vähem õige suuna peale tulema, jõudsin selle siia kraavi juurde ära ja see peaks siis nüüd olema see märkisin ära. Ja siit nüüd edasi ja seal peaks olema üks metsavahimaja koht. Nii et edasi sinnas suunas. Peaks nüüd Saarjõgi olema. Päris ilusa koha peal on siin maja seal all
on Saarjõgi. Et see on üks kõrge kalda peal on maja. Metsavehmaja. Tulen nüüd seda Kurgjale minevat teed. Mis ta oligi? Sakala tee oli. Sinna Saarjõe peatuskohta ei jäänud, seal oli meeletu rahvamass. Ei hakanud sinna trügima vahele, kõik need pingid ja kõik olid täis. Siin mingi maa edasi peaks olema üks istumiskoht, eks ma seal söön oma võileibas. Saarjõe ja Saarjõe selle maastiku kaitsealaga on nüüd kõik. Ja sealt tulin. Ja lähen kuhugi sinna edasi Kurgja poole ja Pärnu jõe poole. See on siis Kurgja linnutaja. See lugu sai siin alguse siit jõe paremalt kaldalt, siin kus on see Einamaa nüüd ja need üksikud puud. Siin oli pikk jõge, oli 2 talu, 2 Kurgja talu, milles siis ühe ostis Karl Robert Jakobson. Nimetas seda siis selle ostetud talu Kurgja linnutajaks. See linnutaja seal nime sees siis teatavasti tema pseudonüüm, mille alt ta siis avaldas osa oma siis raamatuid. Ja hakkas ta siis siia jõe vasakule kaldale, siin kus nüüd on see talukompleks, hakkas siia siis looma näidistalu ja pikem eesmärk oli tal siia siis luua majanduskool. Eriti pikalt ta siin toimetada ei saanud. Saadi küll valmis see vesiveski ja jõuti alustada ka seda elumaja, uhked ärberid siin. Siis Jakobson haigestus ja suri, olles vaid 40-aastane. Õnneks Kurgja linnutaja on ikkagi veel alles, olimata kõikidest raskete aegadest vahel, suured sõjad vahel olnud. Näiteks selle aja jooksul, mis see Kurgja linnutaja on olnud, on riigi võim Eestis vahetunud 5 korda. Nii et kui nüüd täpsemalt näpuga rida ajada, siis isegi rohkem tegelikult. Aga see talu on ikkagi alles see koht ja isegi täitsa toimiv ja avatud, nii et seal saavad inimesed käia, et see ei ole kõik kinnine asi. Üks asi, mis nüüd võib jääda natuke mööda minna nii-öelda, kui seal talus käia, et võib jääda mulje, et see on niisugune esimese vabariigi aegne näidistalu. Aga tegelikult on see ikkagi tunduvalt vanem. Võrdluseks siis niimoodi, et kui seda talu ehitati siin, Jakobson siin toimetas, siis see hetk esimese Eesti vabariigi alguseni oli veel 40 aastat. Nii et see oli ikka päris aastaid tagasi. Täna olen siin. Tasuline koht. Aga sääske hästi palju. Ja süüa tegema ja siin vähe positiivselt päike paistab hästi pikalt peale õhtul, nii et ta on siin nüüd valge. Sest on taas pikk. Aga nüüd ma teen midagi süüa ja siis magama minema.